Hollywood on varjanud meie eest pedofiile otse meie silme all ja me kõik lihtsalt läksime sellega kaasa. Ja nüüd, kui Epsteiniga seotud toimikute saaga jätkub ja inimesed keskenduvad väga poliitikutele, arvan ma tõesti, et me peaksime rääkima kõigist neist veidratest isikutest, kes on kuidagi lihtsalt vestlusest kadunud. Hollywoodist pärit need kuulsused ja kui vaadata mõningaid vanu kaadreid üle, siis need viitavad sellele suunale. Alustame ainulaadse Ellen DeGeneresiga, kes oli igavesti Hollywoodi lemmik, kelle saadet me kõik vaatasime ja keda peeti parimaks meelelahutajaks. Aga mida rohkem sa selle sisu juurde tagasi lähed, seda rohkem saad aru, kui ülimalt, uskumatult õõvastav see tegelikult on. Nüüd, ma ei ole vandenõuteoreetik, aga fakt on see, et Ellen DeGeneres põeb praegu mingit kummalist haigust nimega kuru, mis on tegelikult seotud kannibalismiga. Ja jällegi, see on kõik väidetavalt, aga ma mõtlen, vaadake teda. Mu jumal, see on see, kuidas Ellen DeGeneres praegu välja näeb. Milline kohutav allakäik. Ta põgenes USA-st, et pääseda Donald Trumpi eest ja ilmus sobival kombel Ühendkuningriiki, kus inimesed satuvad hätta ainult siis, kui nad räägivad islamiseerumise vastu, aga mitte eriti pedofiilide vastu. Ja see kõik juhtus umbes samal ajal, kui kõik Epsteini toimikud avalikustati, millest teda jälle väidetavalt seostati laste söömisega. Imelikud asjad. Aga ma tahan sulle näidata seda klippi mõne aasta tagant, sest sa oled nii üllatunud, kui märkad, et me ei saanud kunagi aru, kui väga Ellen on lihtsalt täiesti imelik. Tere tulemast saatesse Pushback, mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti vajuta tellimisnuppu, tee selle videoga kõik vajalikud asjad ära, sa tead, mida ma mõtlen. Tere tulemast, nüüd oled osa liikumisest. Meil on hea meel, et sa siin oled. Otse meie silme ees, iga kord. Nad panevad selle iga kord otse meie silme ette. Hakkasin maatama umbes 6-aastaselt, mõnikord isegi varem. Tänu oma treenitud pilgule näen ma potentsiaali. Võtame näiteks selle tüdruku. Sina võib-olla arvad, et tal pole mingit võimalust. Mina näen teda teisiti. Üksik tüüp, teised vihkavad teda, imelikud söömisharjumused. Oli äärmiselt tujukas. Põhimõtteliselt kõik tulevase supermodelli välised tunnused. Imelikud söömisharjumused lapsel. Täiuslik. See laps näeb välja, nagu tal võiks potentsiaalselt olla anoreksia. Võtame ta ja suuname tööstusse, mis teeb ta füüsiliselt tõsiselt haigeks, aga samal ajal tähistab tema keha. Nüüd on minu ülesanne neid omadusi arendada ja võib-olla on meil võitja olemas. Kuidas sul koolis läheb? Kas sulle meeldib seal? Hästi, aga hinded? Täpselt, mitte keegi. Aga teised lapsed, kas nemad arvavad, et sa oled imelik? Yeah, they think I'm rich with evil powers. Hea, see on väga hea. Pea meeles ühte asja. Teistsugune olemine ei tähenda, et sa oled nõid. See tähendab ainult seda, et sinust võib saada üks maailma kõige paremini tasustatud modelle. Yeah, whatever. I don't care about anything. Hea tähelepanek, laps. Olgu, vaatame nimed uuesti üle. Sa ütlesid, et sulle meeldib India, aga sulle ei meeldi pide. See on julge, see on prantsuse tualett. Mõtle selle peale. Kas sa suitsetad? Näljasem. Ei, mitte nii. Ma tahan panna toidu näljasemaks, nagu erootiline nälg. Nüüd, jumal küll, kuula seda. Nagu erootiline tükk, nagu minus puibitseks seksuaalenergia ja ma suudan sind ühe ihaldava piiguga kontrollida. Parem, nüüd. Uuesti. Nii naljakas, ta teeb nalja selle üle, kui kohutav on olla modell. Väga lõbus ja publik naerab. Aga millises universumis on normaalne luua sisu, mis objektiseerib väikseid lapsi, et rääkida lapsega seksuaalsest energiast? Jälle, kui see on ekraanil, kui see on Hollywoodis, siis on see täiesti okei. Keda huvitab? Võib-olla hoolime meie. Võib-olla arvame, et lapsi tuleks kaitsta. Aga just see juhtubki Hollywoodis. Nad tunnevad, et võivad lihtsalt piire nihutada, suruda, teha mida iganes nad õigeks peavad ja kuna nad on ekraanil staarid, pääsevad nad sellest puhtalt. Kogu selle asja iroonia on muidugi see, et see pole üldse see, mida me ette kujutame, kui mõtleme ilusale Hollywoodi kuulsusele. Ja jälle, kogu Hollywoodi fassaad on sõna otseses mõttes ainult fassaad, aga nad levitavad uskumatult ohtlikku retoorikat. Ja need, kes ei tea, teil on väga vedanud. See on Rosie O'Donnell.
Nad tunnevad, et võivad minna laste kallale ja teha seksuaalseid kommentaare. See on nende jaoks okei. Nad võivad rünnata poliitikuid ja olla selle juures täiesti hullumeelsed ja kohutavad. Ja ometi mingil põhjusel oleme me selle lihtsalt normaalsusena omaks võtnud. See ei ole normaalne. Ja ta muutub iga päevaga aina hullumeelsemaks. Donald Trump. Iga päevaga. Ta teatas eile oma kõnes, et ma ütlen sõna rumal, ma kasutan sõna rumal ja sõnas damm on täht B. Paljud inimesed ei tea seda. Paljud inimesed ei tea seda, kui nad on 7-aastased. Me lihtsalt ei suuda taluda seda, et on olemas need kuulsused, kes arvavad, et nad pääsevad kõigega. Siiski, seda öeldes üha rohkem inimesi saab aru, mis toimub ja nad kutsuvad Ellen DeGeneresi iga päev korrale. Olgu. Loe aame läbi. Ta tuleb sinu laste kordussaate pärast. Saar on otsustanud. Vaene mees, tule kommentaaridesse. Me teame, Ellen. Me kõik teame. Kuhu sa läksid, Ellen? Oma rahus. Okei, kannipall. Vau, maailm on ärkvel. Küllap igatsed pitsat, eks? Me näeme sind. Las ma arvan, Scarlett Johanssonit ei kutsutud. Kas sa sõid tema ka ära? Ellen, ole rahulik. Foosa saatest on sinu poole teel, aga me kõik teame, miks ta teid nimekirjas edasi tõstis. Miks ta klooniti? Kommentaarides räägiti sellest juba mõnda aega tagasi. Oote, kuni Ellen saab teada, et Riri on halb sõna. Kas sa tellisid pitsa, et see sünnipäevasoovidega kokku sobiks? Pole ime, et Ellen jooksis minema. Ta teadis, mis teda ees ootab. Loodan, et nad teevad Toriile peale lugemise. Mis on beebimenüüs? Võib-olla natuke beebihaudist. Ma arvan. Kus sa oled, tapja? Sa oled liiga julge, et jätkata postitamist. Ära söö teda ära. Vaene Twitch. Kus on Twitch siis, kui teda vaja on? Kas Ellid ja Lins ei olnud kuulsused? Muide, pitsapeod on eufemism, mis viitab mõnele Epsteiniga seotud asjale, aga jälle, see on nii imelik. Ja nüüd postitab ta seda sisu, püüdes end ja Cotswoldsi teemal asjakohaseks teha. See on lihtsalt nii veider, aga räägime sellest veel. Ricky Gervais istub Graham Nortoni saate kulisside taga ja alutab õhtut, mil ta kuldgloobuste kalal kõik maatasa tegi. Ei mingit nalju, ei mingit filtrit, ainult toores tõde. Ta ei visanud tol õhtul Hollywoodile lihtsalt napalmi. Ta paljastas meelelahutustööstuse räpased kokkulepped Jeffrey Epsteiniga. Õõvastavad kuriteod, mida nad koos tegid, kõlvatud teod, veri nende kätel. Aga siin on see, mida Gervais kaamera ees tunnistab. Ta vaevu riivas teemat. Ta oleks võinud minna palju kaugemale. Need staarid, kes oma toolidel kõige rohkem nihelesid, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio. Gervais ütleb, et nende reaktsioonid polnud juhuslikud. Neil on kõige rohkem varjata. Kui sa arvad, et tead, kui sügavale see haigus ulatub, mõtle uuesti. Hollywoodis pole põhja. Võrguringid on lõputud. Kui staar saab maitsta keelatut, ootab teda alati veelgi tumedam ja pahelisem pahe. Veel väärastunum, veel kurjem, veelgi küllastamatum. Meil on kaadrid olemas, meil on sõnad otse Gervaisi enda suust. Kui sa arvasid, et? Ta ilmselgelt ei teinud enesetapu, täpselt nagu Jeffrey Epstein. Ole vait. Ma tean, et ta on su sõber, aga mind ei huvita. Sa pidid ise siia tulema ja oma lennukiga, eks? Nii et kui sa täna õhtul auhinna võidad, siis ära kasuta seda poliitilise kõne pidamiseks, eks? Sul pole mingit õigust avalikkusele midagi õpetada. Sa ei tea päris maailmast midagi. Enamik teist veetis koolis vähem aega kui Greta Thunberg. Nii et kui sa võidad, eks? Tule lavale, võta oma väike auhind vastu, tänagi oma agenti ja oma jumalat ning mine minema, eks? Meil on kohe tulemas šokeeriv videoklipp, kus Gervais paljastab. Okei. Oscareid muudetakse kõigile avatud õhtusöögipeoks, kus pakutakse õhtusööki. Mis sa arvad? Arva ära, pitsa on kohal. Kere, tule alla!
Tomatikaste, meil on juust. Meil on erinevaid sorte. Kes on näiane? Bread, Angie, jah? Okei. Kuidas leida üks? Juust. See on juust. Epsteini toimikutes on üle 905 pitsa kohta. Pärast seda, kui Pizzagate 2016 aastal plahvatas ja nende katte paljastas, lõpetasid nad koodisõna kasutamise. Kokku sattumus? Mitte mingil juhul. Ja ometi on Ellen kaamerasilma ees Oscarite jagamisel naeratades laialt, kui ta pakub juustupitsat Hollywoodi suurimatele nimedele. Ja nende failide põhjal, mis on sinna maetud, paljastub Ellen DeGeneres kui Hollywoodi kõige aktiivsem kannibal. Kuid kannibalism pole ainus pahe, mis 2026 aastal päevavalgele tuuakse. Gervaisi sõnul on nekrofiilia saanud Hollywoodi eliidi uusimaks pööraseks kinnisideeks. Pole ime, et ta ei suutnud vastu panna nendele koletistele otse silma vaatamisele ja nende maskide otse eetris maharebimisele. Kui ma seda esimest korda tegin umbes 10 aastat tagasi, siis eriti Ameerika meelelahutusajakirjandus oli nagu, kuidas ta julgeb, miks ta ütleb neid kohutavaid asju kõige ilusamatele inimestele. Tead, ja siis 5. korraks olid nad juba nagu, hea, anna talle tuld, meil on kuulsustest kõrini. Meil on. Ja, näed, seal see ongi. Seal see täpselt ongi. Kas Ellen DeGeneres on kannibal? Ma ei tea, kas ta sööb annab. Kas ta on Epsteini toimikutes mainitud? Ma tegelikult ei tea. Ausalt öeldes mind lihtsalt ei huvita. Aga mind huvitab see, et neid inimesi peeti nii kõrgelt. Ja kuna me olime neist nii vaimustuses, ei pannud meist keegi tähele, kui kohutav nende käitumine tegelikult oli. Võib-olla olen oma õppetunni saanud. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.